Tere! Eelmise peatüki lõpus jutustatakse, kuidas Mooses küsis kõige kõrgema käest: Isand, mis pärast sa oled sellele rahvale kurja teinud? Moosese rahulolematus seisnes selles, et ta ei saanud aru, kuidas on võimalik, et peale seda, kui kõige kõrgem saatis teda juutide vabastamiseks pagendusest, võis tekkida kurjus. Kui nii missioon kui saadik kui ka saatja on kõik oma olemusest head, kuidas on võimalik, et tulemuseks oli kurjus? Sellele vastas kõige kõrgem meie nädalapeatüki alguses ja Jumal rääkis Moosesega ning ütles talle: mina olen Isand, Havaie, mina olen ennast ilmutanud Abrahamile, Iisakile ja Jaakobile kõige väelise Jumalana, aga oma nime Havaie ei ole ma neile teatavaks teinud. Mina olen nendega teinud ka oma lepingu ja nii edasi. Kõige kõrgem vastas Moosesele, et Abraham, Iisak ja Jaakob läbisid palju proovile panekuid, kuid ei küsinud küsimusi. Nagu ütleb Midrash, kahju on nendest, kes kadusid ja kes ei ole enam olemas. Samamoodi jääb arusaamatuks, miks tõepoolest Moosesel tekkis selline küsimus. Moosese vaimne tase oli kõrgem kui esiisadel, kuna tema on 7. alates Abrahamist ning nagu ütlevad meie targad, kõik 7. on lemmikud. Kuna esiisad ei küsinud küsimusi, kuidas on võimalik, et Mooses küsis, mis pärast sa oled sellele rahvale kurja teinud? Kuna oma vastuses Moosesele kõige kõrgem rõhutas, et esiisad ei küsinud küsimusi, oleks pidanud kasutama ütleses: mina olen ennast ilmutanud Jaakobile, nime Iisrael, mis viitab kõrgemale tasemele kui nimi Jaakob. Kõik Toora lood on juhis igale inimesele ning kindlasti vastab see tõele ka meie loo puhul. Kuna on teada, et pühakiri ei maini midagi, mis võiks solvata teist loomet, seda enam, kui räägitakse juudist, kes on valituim kõikidest loometest, ning seda enam Moosesest, kes on valituim kõikidest Iisraeli poigadest. Kui vaatamata sellele mainib Toora asju, mis ei kiida Moosest, ning on arusaadav, et see on vajalik, et olla juhiseks igale inimesele igas põlvkonnas, kuna kõige kõrgem soovib, et me käituksime nii, nagu seda teinud esiisad ja ei küsiks küsimusi. Tundub, et sellest on eriti raske aru saada. Kuidas on võimalik, et iga inimene, seda enam keegi, kes elab Messiase kandade põlvkonnas, saab valida, kas käituda nii, nagu seda on teinud esiisad või nii, nagu seda on teinud Mooses? Moosese ja esiisade vahe seisneb selles, et Mooses asub tasemel hohma tarkus ja selle tõttu on Toora, mis on kõige kõrgema tarkus, antud läbi tema. Esiisade aspekt võrreldes Moosesega on midot emotsionaalsed tunnused. Abrahami teenistus on olnud peamiselt seotud lahkusega ja armastusega. Tema teenis Jumalat läbi armastuse, nagu on öeldud, minu sõbra Abrahami sugu. Ka teiste inimeste suhtes on ta käitunud lahkusega nii materiaalsuses kui ka vaimsuses. Iisaki teenistus on olnud peamiselt seotud rangusega ja kartusega. Nagu on öeldud, Iisaki kartus, kuna ta teenis Jumalat kartusega. Seega ta pole kunagi suutnud sallida kurjust ning tema silmad jäid pimedaks Eesavi naiste ebajumala kumardamise pärast. Ta ei olnud võimeline sallima suitsu, mis tuli nende ohvrite põletamisest. Jaakobi teenistus on peamiselt seotud iluga, armulikkusega, mis sisaldab nii lahkust kui rangust. Selle tõttu on öeldud: minuga oli mu isa Jumal, Abrahami Jumal ja Iisaki kartus, kuna tema tunnus sisaldab nii Abrahami kui ka Iisaki tunnuseid. Selle tõttu oli tal kõik täiuslik, tema säng on olnud täiuslik, kuna tänu teenistusele, mis ümbritseb kahte vastastikku tunnust, on võimalik ületada kõiki katsumusi. Kõiki katsumisi, mis on seotud nii rikkusega Laabani juures, lahkus, nagu on öeldud, ja mees kusus väga, kui ka katsumisi, mis on seotud piirangutega ja vaevaga, rangus. Kui Eesav tuli tema vastu ja temaga koos 400 meest, kuid vaatamata sellele ja Jaakob jõudis täiuslikult Sukoti. Ühest küljest näeme, et meie esiisad õppisid Toorat. Teisest küljest leiame ka Moosese puhul, et ta teenis Jumalat oma emotsionaalsete omadustega, nii lahkusega kui ka rangusega. Kuid esiisade ja Moosese vahel on põhimõtteline erinevus.
Moosese peamine aspekt on tarkus, hohma. Tema oli see, kes andis toorat juudi rahvale ning toorat nimetatakse tema nimel. Tuletage meelde mu sulase Moosese seadust. Esiisade peamine aspekt on nende emotsionaalsed omadused ning seda viisi teenida Jumalat oma emotsionaalsete tunnustega pärandasid nemad kogu Iisraeli rahvale. Tänu sellele, et esiisade peamine omadus oli seotud emotsioonidega ja Moosese oma tarkusega, on võimalik aru saada, miks Mooses, kes asus kõrgemal tasemel kui esiisad, küsis, mispärast sa oled sellele rahvale kurja teinud. Ning esiisad ei küsinud küsimusi. Tõepoolest, Mooses asus kõrgemal tasemel kui esiisad, kuid just tänu sellele, et tema omadus oli tarkus ja intellekt, küsis ta oma küsimust, kuna intellekt oma looduse pärast üritab igast asjast aru saada ning asi, millel puudub ratsionaalne seletus, segab tema teenistust. Selles seisneb Moosese küsimus. Ta soovis saada vastuse, et ta saaks jätkata oma teenistust. Sellele vastas Jumal, et mina olen Havaie ja oma nime Havaie pole ma esiisadele ilmutanud. Enne toora andmist Jumal ilmutas ennast peamiselt nimega Elohim ning toora andmise ajal ja ka enne seda, kui Jumal teavitas juute tulevast vabastusest, ilmutas ta ennast neile nimega Havaie. Nimi Elohim, mille numbriline väärtus võrdub sõnaga teva, loodus, viitab sellele, kuidas jumalikkus peidab ennast looduse seadustes ning tänu sellele on meie maailmas kõik asjad eraldatud. Selle tõttu on ka nimi Elohim kasutatud mitmuses, kuna kõik asjad erinevad teineteisest. Nimi Havaie viitab tasemele, mis on kõrgem kui piirangud ja erinevused. Havaie oli, on ja hakkab olema, kõik üheskoos, kuna antud nimi viitab jumaliku valgusele, mis on kõrgem kui piirangud ja erinevused. Nimi Havaie ilmes just toora andmise ajal, kuna siis tühistati käsk, mille järgi jumalikkus ja materiaalsus olid eraldatud. Hinges on see seotud emotsioonidega. Seetõttu kõige kõrgem ütles Moosesele, et kuna kätte on jõudnud aeg, mis on ettevalmistus toora andmiseks, isegi see, kes peamiselt teenib Jumalat oma intellektiga, peab kaasama teenistusse ka oma emotsioone ja seega loobuma küsimuste küsimisest. See on ka põhjus, miks kõige kõrgem ütles Moosesele, et ta ilmutas ennast Jaakobile ja mitte Iisraelile, kuna nimi Jaakob on seotud ikke vastuvõtmisega ning nimi Iisrael on seotud valitsemisega. Kõige kõrgem soovis öelda Moosesele, et tema peab kaasama oma emotsioone ikke vastuvõtmise viisil. Kõik hingejõud on seotud inimese kehas kendate kehaosadega. Tänu kehaosade ülesehitusele on võimalik aru saada, kuidas selles väljendub kindel hingejõud. Inimese aju ja süda mõjutavad kogu ülejäänud keha, kuid nendel on suur vahe. Süda toob verd kõikidele kehaosadele ja mitte midagi seda ei takista, kuid aju ei saa alati mõjutada kõiki kehaosi. Sama kehtib ka emotsionaalsete tunnuste kohta. Igaüks nendest väljendub kindlas teos, kuid kuna intellekt ühneb asjaga, mida ta õpib, siis see segab intellekti võimekust väljendada oma arusaama reaalsetes tegudes. Kuna esiisad on seotud emotsioonidega, siis nende teenistus väljendus konkreetsetes tegudes, ka tegeledes teiste inimestega ja oma järeltulijatega. Just selle tõttu nimetatakse esiisadeks ainult neid 3, kuna nende järeltulijad on nende heategud. Teine aspekt, miks Jumal soovis, et Moosese teenistus sisaldaks ka emotsioone, on selleks, et tema teenistus ulatuks ka madalamate tasemeteni. Nagu me näeme, et peale toora andmist tegeles Mooses madalamate asjadega ja tegi seda isegi rohkem kui esiisad. Sellest näeme, et toora andmisega ühinesid 2 vastastikku aspekti. Need, mis on kõrgemal tasemel, intellekt, ning need, mis on madalal tasemel, jalg. Intellekt tuli alla ja hakkas tegelema praktiliste asjadega ning jalg tuli üles, mõjutades intellekti, et see teeniks Jumalat ikke vastuvõtmisega, ilma küsimata, miks. Selles on juhis kõikidele juutidele. Juudi rahvas koosneb erinevatest inimestest.
need, kes asuvad kõrgel vaimsel tasemel, intellekti tasemel ning nendest, kes asuvad jalgade tasemel. Nendelt, kes asuvad kõrgemal tasemel, nõutakse, et nad tuleksid alla ja hakkaksid tegelema teiste juutidega. Nendelt, kes asuvad madalamal tasemel, nõutakse, et nad tuleksid kõrgemale tasemele ja hakkaksid õppima toorat, mitte ainult toora avalikku, vaid ka sisemist osa, ning et nad täidaksid käske viisil, millega käske kaunistatakse ja mitte ainult nii, nagu seda nõuab seadus. Igalt inimeselt nõutakse, et ta õpiks toorat ja täidaks käske parimal võimalikul viisil, täielikult pühendades ennast Jumalale. Jõud selleks tuleb Mooseselt, kellele Jumal näitaks kõiki tulevaid põlvkondi Messiasse tulekuni. Tänu Moosesele nägemisele said kõik järgmised põlvkonnad jõudu, et ühendada oma teenistuses ülevaid ja adumisi aspekte. Intellekti ja emotsioonide ühendamine toob vabastuse, mis tuleb läbi kõiki 4 väljenduse, mida loetletakse meie nädala peatükis, aidates meid lahkuda kõikidest piirangutest, et siseneda pühale maale tänu meie õiglasele Messiassele, täpselt nii, nagu see juhtus Egiptusest lahkumise ajal. Shabbat shalom ja meeldivat toora õppimist!